armsad lennukaaslased, kaasõpilased ja õpetajad. Alustuseks tahaksime meelde tuletada kõiki tarkuseid, mis me Lütsemis omandanud oleme. Me soovime, et 11 aasta pärast, kui praegused esimese klassi õpilased, nagu 40. lend täna, oskavad prantsuse hümni paremini kui Eesti oma. Oskavad une pealt öelda, alle dire à ceux que vous envoie, que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force de baïonnettes. Teavad, et risti-rästi on alati hästi ning et munakoore valem on kaltsium CO3. Teavad, et mõistatuslik võõras mees ei armasta mitte oma ema, venda, sõpra ega isamaad, vaid pilvi, mis mööduvad seal kaugel. Teavad, kes pesi oma käed süüst puhtaks. Mitud maha lõigatud pead on kunstis kujutatud ning miks ei tasu õitsval aasal liblikaid taga ajada. Soovime, et 11 aasta pärast saavad nemad kõndida Plaisir d'Amouri saatel, kõige väiksemad lütseumlased käe kõrval, hariduse tänava umbsesse aulasse, hoida üksteisel ümbert kinni, vaadata üksteisele silma ning hoida tagasi pisaraid, kui esimene klass nii südamlikult ja ka veidi mööda kooli kella laulab. Meie kõnnime see-eest oma hubasest voodist kodukontorisse ning desinfitseerime kindlasti käed, enne kui kellegagi füüsilist kontakti loome. Oma kaasõpilasi ja õpetajaid näeme aga arvutiekraanilt. Kui aasta aega tagasi oleks keegi mulle öelnud, et ülemaailmse pandeemia tõttu toimub minu lõpukell sellises kohas nagu Zoom ning et meie lütseum, kus toimuvad tunnid iga ilmaga, on pidanud uksed sulgema, oleksin mõelnud, et see on täielik jaht. Praegu tuleb meil aga leppida tõsiasjaga, et meie koolitee on jäänud paar kuud liiga lühikeseks. Tuleb leppida, et putš kukkus läbi ja et me ei saagi kunagi teada, mis edasi sai, sest viimane ajalootund õpetaja lippusega katkes poole lause pealt Zoomi 40 minuti ajalimiidi tõttu. Samas lähme ise ajalukku loodetavasti ainsa lennuna, kelle koolitunnid on päriselt ära jäänud. Oli vaja globaalset katastroofi, et midagi sellist juhtuks, sest normaalsetes oludes, ka siis, kui kõik õpetajad korraga vaba päeva võtaksid, leiduks Lütsemis ikkagi piisavalt raamatukogu hoidjaid või sekretäre tunde asendama. Aga see vastupidavus ja tahe iseloomustabki Lütsemit. Õpilased, kes tulevad kooli ka siis, kui väljas on -25 kraadi ning õpetajad, kes ei too kunagi ühtegi ettekäänet õppetöö peatamiseks, sest muidu oleme meie 45 või rohkemagi minuti võrra rumalamad. Kõige siiram tänu kõikidele õpetajatele, kes on nende 12 või mõne inimese puhul 13 aasta jooksul meid karjatanud ja tagant utsitanud ning meie pead tarkust täis toppinud. Õpilased ei oska tihti oma tänu õigel hetkel väljendada. Oleme ilmselt veel liiga vähe kogenud ja naiivsed, et näha, kui palju iseendast võlgneme teile. Ma pikemalt ei räägi. Võtan selle jutu kokku ühe sõnaga. Aitäh. Aitäh, et olete meie kõrval olnud ning aitäh, et olete siin ka täna. Meie klassikaaslastele tuult tiibadesse me veel teile soovida ei saa, aga jagame veel viimast nõuannet enne eksameid. Kui eksamiruumi sisenedes leiate end üleliia nerveerimast, siis tuletage meelde väikeses majas klassi ees hindele vastamist. Eeskätt oskab sellest kindlasti rääkida Ülo Jürgen Russak, kes esimeses klassis tahvli ees hindele vastates minestas, sest peast arvutamine tundus nii hirmus. Tuletage meelde Ülo, kes nüüd teeb laia matemaatikaeksamit. Mitte miski ei ole nii hirmus, kui algul tundub. Niisiis, kivi kotti, nael kummi, okas kurku, nõel näppu, kärbes potti, murtke jalad ja käed. Ühesõnaga, edu nendeks 2 viimaseks ühiseks katsumuseks eestlaslikul viisil. Aitäh! Aitäh! Aitäh teile! Ja nüüd see, mis alguses oli ilma pildita, tuleb nüüd ka pildiga. Tõsi, natukene teise rakursi alt.
ja sellega on tänane aktus läbi. Puhake, nautige tänast päeva ja homme ootan teiega kohtumist 9:30 täpselt. Seniks kõike head, bon chance. Head aega. Ciao. Head aega, Ülo. Head aega.